Tere! Mina olen Kellu ja mul on täna proovida 2 vahvat ploomimahla. Siin on põnni ploomimahl, see on siis mõeldud lastele alates 4. elukuust ja suurematele lastele ja kõigile rõõmsatele täiskasvanutele selline sari nagu mahlakas. Ja mina jalutasin poes neist mööda ja mõtlesin, huvitav, mis maitsega võib olla siis beebidele mõeldud jook ja kas see on erinev joogist, mida joovad siis suuremad lapsed ja täiskasvanud. Võtsin nad poest kaasa ja nüüd hakkan proovima. Ja selles videos näed sa siis kokkuvõtted sellest nagu maitse elamusest, mis siin sees on ja kumba siis lõppude lõpuks võiks osta või võiks siis mõlemaid osta. Head vaatamist! Mul on siin 2 sellist pikka joogikõrt ja kõigepealt siis proovime ära, mis maitsega need siis joogid on. Nii, loksutame seda ka. Nad nagu avades ja lõhna järgi apikene ma ei teeks vahet, mis on. Kui keegi paneks need niimoodi klaasi ja segaks ära, siis ma ei oskaks vist öelda. Praegu esmapilgul, kui ma neid niimoodi siin liigutan ja vaatan, siis nad on täiesti ühte värvi. Täiesti nagu ühesuguse apikene koostisega isegi. Et ma ei tea, kuidas nagu see ploomimahl on koostöös lastearsti Reet Rankosega tehtud ja siis see on siin pole öeldud kellega koostöös, aga need on apikene sarnased. Okei, teeme siis niimoodi, et paneme kõrred sisse ja katsetame kõigepealt siis beebimahl. Väga meeldiv. Ta on natukene tummine, pigem hapukas kui magus ja siin sees on ploomipüree ja kontsentreeritud pirnimahl, et siin muid säilitusaineid ja suhkruid ja ükseid asju ei ole. Ja siin on ka kirjas, et ei ole gluteeni, laktoosi, piimavalku, muna, soevalku ja ta on säilitus, lõhna ja maitseainet. Ta on rangelt kontrollitud tooraine. Väga tore. Tervisele on siis järelikult mõeldud. Nii, ja nüüd siis järgmine mahl. Ma ei tea, kas ma olen vähe nagu maitsepime või. Minu meelest need on nii ühtemoodi. Mõnusalt tummine, kergelt hapukas. Siin on ploomipüree sama palju nagu teises, 41% kontsentreeritud pirnimahl. Isegi nagu toitainete sisaldus või nagu need kalorid ja muud asjad on samasugused ja ei ole ka looduslikult esinevaid suhkruid. Ei ole kirjas, et oleks maitse, lõhna ja säilitusaineid. Ma võtsin endale igaks juhuks pudeli vett siia, see on küll selline värska pudel, see on kraanivesi. Ma teen uue katse. Proovin siis, kui vett olen joonud, et kas tuleb puhtam maitse neist mõlemast välja. No ma ei tea, minu meelest on hiiglama sarnane. Katse 2. Nii, suu on puhas. Mingit vahet nagu ei ole. Väga kummaline. Kas võib olla nii, et maitseomadused saavutatakse sarnaselt ja kõik see koostis ja kõik need asjad on sarnased, aga need on ikkagi nagu erinevalt toodetud. Seepärast, et lastetoitudel on oma seadus, mille järgimist kontrollitakse. Ja seal on päris ranged reeglid, kuidas seda võib teha ja ma tahaks väga loota, et neid väga ei mängita. Nii, aga
ma tegin vahepeal väikese rehkendamise ja vaatasin, mis siin sees kõik sarnast on. Ma panin need siia tabelisse ja mind väga üllatas see, et peale selle, et nad on ühte värvi, ühesuguse nagu koostisega, ühesuguse kogusega, siis nii ploomipüre kui pirnimahl on neil ühtemoodi, siis toitainete väärtused on neil ühtemoodi. Ainuke asi, mis on erinev, näiteks Barboras kodulehel ma vaatasin hind, et mahlakas on €5 seal poes, 4,38 liitri kohta ja põnn on €29 ja 5,38 liitri kohta. Nii et ma nüüd ei saa aru, mis selle asja nagu, miks see hind on nii palju erinev, et kas siin äkki võib olla tegemist titemaksuga või beebimaksuga või see, et ta on nagu lastele mõeldud, väikelastele. Sellepärast, et teadupärast nagu laste toidud on tihtipeale üsna krõbeda hinnaga ja lapsevanemana sa ikka tahad nagu head oma lapsele, tahad parimat ja sa oled nõus natuke kallimalt ostma lootuses, et see on sul lapsele parem. Et ta on kõrgema kvaliteedi ja väärtusega ja kui siin on lastearsti nimi taga, et ta on koostöös lastearstiga valmistatud ja siin on rangelt järgitud kõiki neid tegemise reegleid ja see on lihtsalt sükene tore chill jook, siin ei ole kirjas, et siin on lastearst või täiskasvanute arst või mis või kes taga, siis kas tõepoolest see nagu see nimi või see, et sa teed lapsele seda, tõstab selle hinna nii palju üles. Näiteks, et kui praegu sa ostaksid ühe joogi, peaaegu näiteks aasta jooksul, ütleme mingi 50 nädalat, ostaksid põnni oma, siis sa maksaksid üle 60 euro sellest kokku aastas. Ja kui sa ostaksid mingi 50 nädalat korra nädalas salvest seda mahlakat, maksaksid natuke üle 50 euro. Seal see vahe on umbes kuskil mingi 12 eurot. Et nagu, mis see on? Et ma nagu kliendina siis nüüd tahaksin minna vaatama, kuidas tegelikult tehakse neid jooke. Sest ma võib-olla ei ole nii maitsetundlik, ma võib-olla ei ole nii lõhna ja hea värvuse tajuga ja ma võib-olla ei näe, et siin on koostis kõik nii erinev. See selleks, ma olen tavainimene, tavatarbija, aga tõepoolest maitsed on samad. See koostis, kuidas ta voolab, see värv on sama, kogus on sama, sisu pakendi peal on kirjas, et on samasugune. Mis selle hinnavahe siis lõppude lõpuks tekitab? Ma ei tea. Igas tahes mina mõtlen, et natuke nagu kummaline lugu. Et kas tegemist on minu põhiklikkusega või on siin tarbija jaoks tehtud siuke reklaamid, et lapsevanemad olge nii kenad, ostke kontrollitud ja lastearstiga koos välja töötatud jooki, siis seesama villitakse sisse siis teise pudelisse, müüakse odavamalt. Või vastupidi, et lihtne jook villitakse mõlemasse pudelisse, aga lihtsalt ühele pannakse silt külge, et on laste oma, seda saab kallimalt müüa. Et ma ei tea, et salvestile ma kalkulit kodaratesse ei kavatse loopida niimoodi, et russikaga õigus taga, et mul on õigus, ma ise nägin samasugused. Aga minu jaoks on see väga hämmastav, et need kaks on nii ühesugused joogid. Aga peale selle, et see jook mind megalt hämmastas oma tohutu sarnasuse poolest, paneme talle hinde ka. Kuna minu jaoks on need nii sarnased joogid, siis ma hindaks neid ühtemoodi. Et esimene kategooria on tervislikkus ja nii siis mahlade ja smuutide mõttes. Ja mulle väga need maitsesid ja mulle just meeldis, et nad on natuke siuksed nagu paksemad, 41% seda loomimahla on siin sees, see on päris hea. Ta on õrnalt nagu hapukas ehk siuke särtsakas, et niisugune natuke energiline jook võib olla. Ja
kuna ploom on selline hea asi, temas on aineid, mis luu hõrenemise vastu aitavad, on aineid ka, mis aitavad naha vananemise vastu, selline hea jook, siis ma arvan, et sellele võiks panna ehk me paneme 7, et ta ei ole nagu päris mingi ideaalne, mingi 89% lähedal see jook, aga paneme 7 ära. Nii, ja siis üleüldises mõttes ma arvan, et ta võib samuti 7 saada, võrreldes nagu muude jookidega just tervislikkuse mõttes, et see on hea tulemus. Aga hind, no 1,29 ja 1,05 sellise 240 milliliitrise joogi kohta. Smuutid osad on kallimad, on 250 ja 280 ja need on 60 umbes need on hinnad, et võib-olla nendega siin annaks võrrelda pai jooke, mis on alla 2 euro ja pai on küll natukene nagu kogus on suurem, aga noh, me paneme ka 7, et väga hull nagu ei ole. Me paneme siis mõlemale, ma saan nüüd siin nagu eristada, et neid on nagu päris vähe neid. See erinevus ei ole nagu mega suur, et ma paneks neid nagu eraldi hinde siis selle hinna eest. Aga noh, maitset ma siin juba kiitsin, et ta on kergelt happukas, natuke tuumine. No ta on lihtne maitse, ta on tõsiselt hästi lihtne maitse, mulle see meeldib. Natuke seda pirni on ka, et pigem nagu kisub siin happukama poole, et paneme ta on 6,5 selles maiteks. Ja üleüldine väärtus, ma siin juba kiitsin ploomi häid omadusi, kuna ta on nagu pigem siuke mahlakene, siuke lisandus organismile, et ta ei ole nagu põhitoit, mida sa peaksid sööma. No, paneme 6. Okei. Ja nüüd arvutame kokku, vaatame, mis me saime. Mõlemad joogid, kuna nad on nii ühtemoodi, siis ma panin neile indeks 6,7. Et sellised mõtted siis tekkisid mul neid jooke maitstes täna. Ja kui Salvest mind ehk sel teemal valgustab, et mis täpselt nendes jookides on nii erinevad, siis ma jagan seda teiega. Aga seniks olge mõnusad ja kohtume jälle uutes põnevates videotes. Tšau!